natukene võib-olla juhuslikult. Tegelikult mind on alati huvitanud soome keel, millest ma tõlgin, ja eesti keel muidugi. Ja siis ma läksin ülikooli, Helsingi ülikooli pärast gümnaasiumi läksin õppima ja jäin sinna elama ja hakkasin tasapisi ise lastejutte kirjutama kohalikku ajalehte ja lastejutte ja üldsegi jutte ma olen kirjutanud kaua lapsepõlvest peale. Ja siis ma kirjutasin need soome keeles sinna ajalehte ja need oli vaja nagu eesti keelde siis saada, et Eestis ka neid võiks ilmuda ja hakkasin ise tõlkima neid eesti keelde, nii et see tegelikult oligi mul esimene tõlkekogemus oli minu enda jutude tõlkimine. Aga ülikoolis tegelikult tõlkisin ka tõlkekursustel hästi igavaid selliseid dokumente ja selliseid hästi tõsiseid ja raskeid asju ja ma siis nagu mõneks ajaks olin selle tõlkimise mõtte üldse ära unustanud, sest ma ei tahtnud tõlkida selliseid asju, ma tahtsin lasteraamatuid tõlkida. Ja siis hakkas pihta enda raamatute tõlkimisest, enda juttude tõlkimisest ja tasapisi mulle hakati pakkuma siis ka teiste kirjanike teoseid ja see mulle meeldib kirjutada, mulle meeldib lugeda ja mulle meeldib tõlkida lasteraamatuid. Mulle meeldib lasteraamatuid ka lugeda, sellepärast et need on nii toredad ja enamasti positiivsed ja neis on palju huumorit, muidugi täiskasvanute raamatus on ka palju huumorit, aga seal on sellist krutskit ja natukene mitte natuke, vaid palju sõnamängu ja sellist asja, mida võib-olla täiskasvanute raamatutes ei ole nii palju. Ja kuna mul on endal ka 2 last juba nüüd täiskasvanud, aga kui nad olid lapsed, siis ma lugesin neile ja kirjutasin neile ja õppisin ülikoolis soome ja eesti keelt, siis ma nagu hoidsin sellega ka Soomes elades, ma olen üle 30 aasta Soomes elanud, nagu selle eesti keele elus või sellise nagu aktiivsena. See kaob paljudel välismaal elavatel ära, aga ma nagu seda olen teadlikult ülal hoidnud ja tõlkimine aitab selle juures palju kaasa. See raamat on noorteromaan ja ta oli tegelikult mulle täitsa võõras ja siis, kui kirjastus mulle seda pakkus, lugesin läbi ja hakkas meeldima. Tähendab, väga-väga nagu köitev raamat, see on ilusad laused, huumorit, probleeme, need noorte probleeme, kõik nagu selles raamatus nagu oli kõik noorte jaoks minu arust huvitav. Nagu see keel ja need sündmused, see süžee ja probleemidega noored aga ei olnud nagu kirjutatud niimoodi, ei ole kirjutatud niimoodi nagu ütleme angstiga või masendusega või niimoodi, vaid kõik oli ikkagi läbi huumori ja seda oli väga huvitav tõlkida. Mulle meeldis. No ütleme, kui ma tõlgin neid lastejutte peamiselt, ma ei tea, võib-olla täiskasvanute juttude tõlkimine oleks ka tore, aga see, et kui on mingi eriliselt keeruline asi, just sõnamängud on lasteraamatute juures, võib-olla et see kõige keerulisem asi, siis nende tõlkimisel peab vaeva nägema. Et see, mis on nagu seal tõlkimise juures keeruline, kui see õnnestub hästi, siis see on ka nagu väga tore, et tuleb selline mõnus tunne, et leidsin eesti keeles midagi nagu sama teravat või mõnusat. Ja muidugi see huumori tõlkimine või huumori lugemine, üldse kõik selline, see on hästi tore ja lasteraamatud on enamasti õnneliku lõpuga ja nad on positiivsed, mitte kõik, eriti noorteraamatud alati ei ole, aga ilmselt lasteraamatud on sellised, et tuleb kuidagi hea tunne neid tõlkides. Ja neid riime või laule või selliseid asju, need on ka natukene võib-olla keerulised, aga nende tõlkimine on ka huvitav ja tore.